Mina olen Lenno Põder. Juhikaartidelt ja digitaalsest sõidumeerikust tuleb andmed regulaarselt kopeerida ehk alla laadida. Ma näitan nüüd, kuidas allalaadimine käib lihtsalt ja kiirelt. Alustame juhikaardiga. Juhikaardi allalaadimiseks kasutan ma seadet Taho Reader. See on väga lihtne tegevus. On vaja vaid juhikaart õigetpidi kaardipesasse sisestada. Hops! Ja allalaadimine algab automaatselt. Muid nuppe seadme pealt kasutada pole vaja. See allalaadimise protseduur võtab aega umbes 1 minut. Toimub selline andmete kopeerimine. Kõik andmed aga jäävad siia juhikaardile alles. Sedasama protseduuri, nagu ma praegu tegin, tuleb korrata vähemalt iga 28 päeva järel. Kui aeg läheb üle, siis võib trahvi saada. Selle eest on tehtud 125–600 eurot, on siin mõned näited. Allalaadimise kulgu näitab aga siuke nagu LED-tuleke. Ja kui ta teeb väikse piuksu varsti, siis ongi andmed juhikaardilt alla laetud. Nii lihtne see ongi. Nüüd teeme allalaadimise ära ka digitaalsest sõidumeerikust. Meil on siin praegu mitu varianti. Siemens VDO ja Stoneridge. Üldiselt allalaadimise protseduurid on sarnased, kuid koht, kuhu sisestada kaabel või seade on nendel sõidumeerikutel erinevates kohtades. Vaatame. Siemens VDO-l tuleb avada kõigepealt siit luuk, mis on nende nuppude vahel. Siia asetatakse siis seade või kaabel. Stoneridge sõidumeerikul aga see kaabli asetamise koht, allalaadimise koht on siin printeri sahtli all, siin keskosas. Selleks, et allalaadimist veel teha, on vaja kindlasti ka tööandja kaart. See on kollast värvi ning selle saab liiklusregistri büroost ehk siis ARK-ist. Samuti siis vastav seade. Ja teeme siis allalaadimise ära Siemens VDO sõidumeerikul. Kõigepealt siis meil on vaja sisestada tööandja kaart. Paneme selle tööandja kaardi siia teise kaardipesasse. Selle võib ka sisestada esimesse kaardipesasse, kui juhikaardi sees ei ole. Nii, kiip peab alati olema ülesse poole ja ettepoole. Lükkame selle kaardi sisse. Ja nüüd alati, nii kui kaart sisse läheb, ka juhikaardiga, siis katsume jälgida siin tablood. Veidikene mõtleb kaardi sisse lugemisel sõidumeerik. Ja kohe peaks ütlema ta ka selle ettevõtte nimi. Ametikoolitus OÜ, ettevõtte kaart on sisestatud, digimeerik tundis selle ära. Ja kuna ma olen juba mitmendat korda seda kaarti siin kasutanud, ütleb, et ettevõte on juba registreeritud selles sõidumeerikus. Nii, toimub siis kaardi lugemine ja mõne hetke pärast ongi algasendis. Ja nüüd on siis näha siit tabloo pealt ka, et siia tekkis ettevõtte kaardi sümbol, selline majake. Ja see tähendab, et ettevõtte kaart on sees ning kaart ise asub teises pesas ja on kenasti ennast ära lugenud. Avame nüüd andmete allalaadimiseks luugi siit ettevaatlikult ning sisestame siis kaabli. Natukene, ega see väga sisse ei lähe, 0,5 sentimeetrit. Ning nüüd ei ole muud teha, kui vajutame lihtsalt nuppu ja allalaadimine algas. Andmete allalaadimine sõidukitest võib kesta alates 5 minutis kuni vaata et vahest mitme tunnini. Vanemad mudelid on lihtsalt niivõrd aeglased, midagi pole seal teha. Üldiselt peaks aga vanemate mudelite puhul siukse poole tunniga vähemalt hakkama saada. Kui laadimine on lõppenud, annab seade taas märku. Seejärel võib aga juhtme lahti ühendada ning ka ettevõtte kaardi välja võtta. Võtame juhtme lahti, paneme luugi kinni ning ettevõtte kaart välja. Nüüd ettevõtte kaardi väljavõtmiselt Siemens VDO mudelid küsivad, kas eemalda ettevõte. Kui see sõiduk jääb endiselt teie ettevõttesse, on teie oma, siis jätke juba eelvalik ei ja vajutage OK. Nüüd tuleb kaart välja ja allalaadimine sõidukist on lõppenud. Sõidukitest allalaadimine võtab üsna palju aega ja see on asja juures negatiivne. Samas, kui seda teeb keegi kontori inimestest,
siis on see hea võimalus tulla lihtsalt toast välja värske õhu kätte ja veidi end liigutada ja turnida rekkas. See on positiivne. Igal juhul olge ka teie positiivsed ja naelkummi!